Tere minu poolt ja hea kogudus, head sõbrad. Alustan ka tänusõnadega selle konverentsi organiseerijatele, Toivole, Vellole, Heidole, et olgu sellel konverentsil sellistel ajaloo teemalistel konverentsidel järjepidevust, et see on meile kõigile väga oluline hoolitseda oma mälu eest, et meil oleks dimensioon minevikku, et me teaksime neid meie eelkäijaid, meie katoliiklaste vendi ja õdesid, et me meenutaksime neid, et see on meie kohus tegelikult, eriti need, kes on ka ajaloolased oma erialal. Ja mina siis tõesti meenutan kahte sündmust oma lühikeste ettekannetega. Esimene on tegelikult suur juubel, mis oli juba siis novembris 2019, möödus 220 aastat siis Tallinna katoliku koguduse taasasutamisest. Kirjutasin sellest ka ühe väikese loo katoliku kiriku kodulehele, ma loodan, et sellega on ka tutvutud, sest tegemist on tõesti suure juubeliga. Aga et me seda pidulikult ei tähistanud, näitab ka seda, et me tegelikult oma ajaloost natukene veel vähe teame, et see on meie kohustus ja missioon teadvustada seda minevikku. Ja teine pool veel, et see varasem meie kiriku ajalugu on ju tegelikult põhiliselt Poola siis kogukonna ajalugu ja loodame, et me leiame ka poola keele oskajaid ja kes siis tõesti nende teemadega tegeleksid, ma pean silmas just seda varasemat perioodi. Ja teine teema, mida ma siis käsitlen lühidalt, on Leon Abraitise surma-aastapäev. Räägime Leon Abraitise isikust. Aga kutsungi teid siis tagasi 220 aastat minevikku. On tähtis rääkida ja uurida Eesti apostliku advokatuuri ajalugu, aga on sama oluline tunda ka palju varasemat ajalugu. Et nüüd ma lülitan oma kaamera välja ja siis hakkame slaididega pihta. Nii, siis lühikene ajaloo ekskurss. Me oleme siis 18. sajandis, 1710. Siis me teame, et Tallinn viimase kantsina siis siin Rootsi ülemere provintsis Eestimaal langes siis Vene vägede kätte. Siin oli suur katk ja väga dramaatilised sündmused, millest ka nüüd käesoleva aasta septembris möödub ümmargune siis aastanumber. Ja Vene tsaarivõim, sellise impeeriumi juba võimuna, oli veidi sallivam usuküsimustes kui protestantlik Rootsi. Me teame, et Rootsi ajal oli katoliiklus keelatud, 17. sajandil peeti veriseid ususõdasid, aga tsaarivõim oli siis tolerantsem. Ja veel üks moment, mida ma tahan rõhutada, mis on oluline, mis puudutab Tallinnat, et Tallinnast kujunes 18. sajandil väga oluline Vene sõjasadam ja selline sõjaline keskus. Siin oli väga-väga arvukalt sõjaväelasi. Näiteks 1797. aastal siis oli Tallinna elanike arv umbes 10 kuni 12 000, aga samas oli siin sõjaväelasi lisaks nendele üle 8000. Nii et need numbrid olid väga suured ja veel näiteks 1833 oli näiteks 46% siis Tallinna elanikkonnast siis kas sõjaväelased või nendega seotud isikud, nende perekonnad või erusõjaväelased. Nii et Tallinn oli oluline sõjaväeline keskus, siin oli suur siis garnison, merevägi, samuti tolliteenistus. Ja kui nüüd siis me teame ajaloo siis Vene
tsaaririigi võimu alla tulevad suured alad, katoliiklikud alad siis Valgevenest, Leedust, Poolast, Lätist, siis needsamad värsked tsaari siis riigi kodanikud, nad teenivad ka siis impeeriumi armees ja neid tuuakse just äärealadele. See oli ka üks sellise impeeriumi poliitika siis iseloomulikke jooni, et kaugetele äärealadele siis toodi sõjaväkke teenima just sellise rahvusi ja rahvaid, kes olid kultuurilt ka kauged siis nendele maadele. Näiteks Eestis teenis palju tatarlasi ja siin oli ka näiteks mošee 19. sajandil just sõjaväes. Ja nii Eestisse saabuvad siis poolakaid saabub siia siis ametnikena, kaupmeestena siis, ja loomulikult sõjaväelastena. Ja kui räägime siis kiriku struktuurist, siis Eesti aja kuulub Mogiljovi peapiiskopkonda ja Mogiljovi peapiiskopkonnas on siis Eesti ja Liivimaa toomhärra ametikohta. Nüüd me jõuame siis aastasse 1798. Tallinnas on umbes 600 Poola päritolu sõjaväelast, lisaks sellele veel tsiviil siis inimesed, ametnikud ka, kes on Poola päritolu katoliiklased. Nii et katoliiklaste arv on päris suur, kui me arvestame, et elanike üldarv on kuskil 16-17 000 koos sõjaväega. Ja siin siis slaidile me näeme siis Mogiljovi peapiiskopi Stanislav Bogus-Sestranševitšit, kes siis on oluline isik selles mõttes, et ta annab korralduse, siis ma liigisen siit paarist slaidist üle, siis annab korralduse siis alustada siis Tallinnas, Kiievis ja Viiburis 1799. aasta varakevadel alustada siin siis dominiiklaste misjoniga ja kutsuda siia siis dominiiklased, et nad siin siis asutaksid katoliku koguduse. Aga sellele peapiiskop Sestranševitši otsusele, sellele eelneb eellugu ja siin mängis väga olulist rolli tegelikult Hispaania päritolu Tallinna garnisoni vägede ülem, Tallinna siis komandant Jacob de Castro de la Cerda. Tema siis ise katoliiklasena tunnetas seda vajadust, et on vaja siis kogudust, on vaja kirikut tema katoliiklaste sõduritele. Asi oli nii tõsine, et lausa sõdurid ähvardasid deserteerumisega, kui ei ole võimalik siis missal osaleda. Ja ta nõudis siis Raelt, et tuleb anda siis katoliku koguduse käsutusse üks linna esinduslikke kirikuid või üks esinduslikke selliseid pidulikke ruume. Ja Raad alguses sellele võikles vastu, tõrjus seda nõuet, kuna keiser Paul oli tegelikult Jacob de Castro de la Cerda nagu soosis siis seda kindral La Cerdat, siis oli tal tugev seljatagune ja see plaan realiseerus ja 1799. aastal saabusidki siis Tallinnasse Peterburist 2 dominiiklast, Gerard Peper ja Romuald Schulz ja asusid siis siia korterisse. Nüüd oli küsimus, kust siis saab olema katoliku kirik Tallinnas. Raad oli väga ärevuses, mures, sest keiser ise sekkus, kutsus ühe bürgermeistri juba vaibale, et olukord tuleb lahendada, katoliiklastel on vaja kirikut. Kõne all oli Niguliste kirik, Suurgildi saal, Kanutigildi, Mustpeede vennaskonna saal, kõik tähtsamad Tallinna pidulikumad saalid olid kõne all. Juba murelik Raad oli valmis loobuma siis
Viguliste kirikust, siiski nii ei läinud. Pakuti Jaani Seegi kirikut Tartu maanteel, aga see oli liiga väikene ühest küljest, teisest küljest oli ta ikkagi hospidali kirik, seal kõrval oli siis vana Pidali tõbila, nii et katoliiklased ei pidanud seda siis sobivaks paigaks siiski, et seal siis kirik, siis katoliku kirik nagu tekiks. Läbirääkimisi peeti. Dominiiklased ise pidasid plaani, et võiks taastada ju tegelikult Katariina kiriku. Aga siin on siis slaidil näha joonistust 19. sajandi 30. aastatest. Me näeme, mis olukorras tegelikult see Katariina kirik oli, nii et selle taastamine, ainult müürid olid püsti, seal sisse oli tehtud juba eluhooned, et selle Katariina kiriku taastamine kirikuks käis lihtsalt üle jõu. Ja niimoodi lõpuks sündis kompromiss ja dominiiklased olid nõus ja katoliiklased olid nõus sellega, et kiriku käsutusse anti siis endise dominiiklaste kloostri siis refektooriumi hoone, mis oli ka siis tõesti Tallinna alllinna esinduslikumaid hooneid olnud minevikus. See oli siis dominiiklaste kloostri suur pidulik söögisaal. Juba 16. sajandil oli seal Harju-Viru siis rüütelkond pidanud oma meespäevi, see oli esinduslik ruum, aga 18. sajandi lõpuks oli ta juba nüüd siis jäänud selliseks tagasihoidlikuks, juba remonti vajavaks hooneks, aga katoliiklased siis sellega nõustusid ja kool, poiste kool, mis oli seal tegutsenud, kolis ruumidest välja ja nendes ruumides siis 1800 aastal anti need ruumid siis juba remonditult kogudusele üle. Ja siin me näeme ühte toredat plaani siis dominiiklaste kloostri territooriumist ja me näeme siin siis seda refektooriumi ruumi ja kõik, kes on siis Tallinna koguduse liikmed või Tallinna Peeter-Pauli kirikut hästi teavad, siis kõik on ju väga tuttav. Praegune siis kirik asub täpselt sama koha peal ja lihtsalt 19. sajandi keskel natuke seda lõunamüüri nihutati edasi, tekib üks lööv juurde ja siis kirik ehitatakse avaramaks ja neogooti kirikuks. Aga see on siis seis aastal 1800 ja preestrite eluruumid olid siis siin, me näeme siin lõunapoolsel küljel, siis siin on sakristei ja veel siis ruumid, mis kuulusid ka katoliku kogudusele. Ja suur aed oli siin see dominiiklaste kloostri aed, kus oli siis juurvilja-aed siis toona. Nii et aga mis on muidugi põnev, et tänapäeval, kui me astume sisse, siis katoliku kiriku õue, seal on avar eesõu, siis tegelikult seal olid, näete, hooned, kloostriaegsed hooned, siis kuni 1920. aastani. Siin on veel foto, kus need vanad kloostriaegse külalistemaja hooned on ilusasti veel fotol näha. Ja see on siis toonane kirik, siis näeme siin 3 altarit, me näeme siin kantslit, mis asus hoopis siin lõunapoolses seinas, kahelööviline ruum eeskojaga ja siis tagapool siis oli siis sakristei. Et pikemalt sellel peatuda praegu ei jõua ja veel mõned slaidid siis sellest hoonest, sellest esimesest siis kiriku hoonest. Nüüd veel on huvitav detail see, et algselt on mainitud kirikut Tallinnas kui Pauluse kirikut, apostel Pauluse kirikut. Et dokumentides on korduvalt nimetatud siis, et Rooma katoliku apostel Pauluse kirik. Alles siis 31. jaanuar 1834 on esimest korda dokumentides nüüd juba juttu Peetruse ja Pauluse kirikust. See on huvitav detail. Ja nüüd me läheme edasi meie järgmise teemaga. Me meenutame küll väga lühidalt ühte tõesti ajaloolist isikut meie katoliku kiriku ajaloos, kes osutus olema esimene reformatsiooni
järgsel ajal Eestis pühitsetud katoliku preester. Tegemist oli siis leedulasega Leon Abraitis ja siin me näeme teda portreed, intelligentne siis noormees ja Leon Abraitise perekond. Isa Jaan Abraitis oli ametilt kelner, nii palju kui me teame. Peres oli 4 poega. Leon Abraitis oli siis 3. poeg perekonnas. Jaan Nikolai Abraitis osales Esimeses maailmasõjas, tegutses pärast Eesti Vabariigis finantsalal, suri 1935. Oskar August Abraitis, temast ma kahjuks nii palju ei tea, ja vend Bruno siis tegutses advokaadina Eesti Vabariigi ajal ja lahkus meie hulgast alles 1988, elades elu lõpuaastatel Paides, kus siis isa Rein ka siis Bruno Abraitist külastas ja tegi temaga siis ka lühikese intervjuu, mis on kiriku elus ilmunud. Nüüd Leon Abraitise mõned olulised daatumid tema elust. Ta sündis siis Tallinnas 1901. 2. märtsil, siis lõpetas Vene gümnaasiumi ja noore mehena siis kutsuti ka vabadussõtta, nii et ta oli siis vabadussõja siis teenis reamehena. Omaaegses ajakirjanduses on mainitud, et ta olevat ka olnud Vabadusristi kavaler, kuid tundub, et see siiski päris nii ei olnud, sest et Vabadusristi kavaleride sellistes ülevaadetes või nimekirjades tema nime ma ei ole leidnud. Aga on mainitud, et ta oli ainus hingekarjane Eestis, kes lihtsõdurina siis sõjaraskused läbi tegi. Siis tundes siis vaimulikku kutsumust, läks ta õppima Vilnosse, mis oli toona ju mäletate Poola riigis olev linn, lõpetas seal Stefan Batori ülikooli teoloogiateaduskonna ja katoliku seminari ning saabus tagasi siis oma kodumaale, ta oli Eesti Vabariigi kodanik, saabus tagasi siis Tallinnasse, Eestisse ja 29. novembril toimubki see ajalooline pühitsemine. Peapiiskop Antonino Cecchini pühitseb siis Peeter Pauli kirikus preestriks ja ta jääb siia lühidalt teenima siis vikaarina, abipreestrina. Temast on kirjutanud ka oma mälestustes näiteks Verling, kes mainib, et ta mainib tema pühendumist, aga ta oli nõrk hääl, et ta sai ainult niimoodi vaikselt rääkida, nii et tema terviseprobleemid olid juba siis päris tõsised. Ja 1928 läheb ta siis Narva koguduse preestriks, kui siis Eduard Stefani eakas preester lahkub. Ja tema elupäevad jäävad väga lühikeseks juba siis 22. juuli 1930, 21-aastaselt ta lahkub meie hulgast ja mainitakse, et ta oli Narva koguduses väga armastatud preestrina, ta aitas palju kogudust, kogudus oli suures materiaalselt raskes olukorras ja tal olevat olnud lähedasem suhe paastiga, ma täpselt need detaile ei tea, nii et tal õnnestus siis Roomast saada siis toetust Narva katoliku kogudusele 1 000 000 senti, mis oli suur abi. Ja mainitakse veel Leon Abraitise suurepärast keeleoskust, ta valdas 7 keelt, ladina, leedu, poola, saksa, prantsuse ja vene keelt ning ka eesti keelt, küll siis mitte võib-olla nendest kõige paremini, aga kindlasti ka piisavalt, sest ta oli Eesti Vabariigi kodanik. Ja teda vaevas siis kurgutuberkuloos ja Narva kliima oli talle veel eriliselt olnud halb, nii et ta tervis halveneb, ta läheb siis Taagepera sanatooriumisse, mis oli siis tuberkuloosihaigete sanatoorium, vahepeal ravis ennast ka lühikest aega Prantsusmaal ja seal ta kahjuks siis sureb noorelt. Ja matused on siis 26. juulil 1930 Narva kirikus, Riias saabub preester Volovets ja Tartust siis preester Verling, kes viivad läbi matuse talituse. Ja lõpetuseks siis omaaegne ajaleht tsiteerib lahkunud isa Leo Abraitise hauda katnud pärgade arv
andis tunnistust üldisest austusest ja armastusest tema vastu. Väga vara oma parimate aastate algul lahkus ta koju. Ta puhkab rahus ja tema jaoks särab igavene valgus. Aitäh teile!